Nii, aga head komisjoni liikmed, head külalised, head kuulajad, et kõigepealt me alustame oma istungit selle nädala töökava kinnitamisega ja selle nädala töökavas siis töötame täna. Meil on istungi päevakorras e-valimiste turvalisus ja läbipaistvus, siis info ja muud küsimused, et kui kellelgi selle vastu midagi ei ole, siis teen ettepaneku see töökava sellisel kujul kinnitada. Ja palun, Maarjo Kadastik. Ja, ma tahtsin, see on meil siuke nagu korduvalt tõstatatud teema, aga minu meelest me peaksime ikkagi natukene arutama sellest ka, kuidas see nädala töökava kujuneb ja millal sellest komisjoni liikmed teada saavad. Sellepärast, et meil on siin olnud tõesti vahepeal ka päriselt korrukomisjoni teemasid ja ma olen nõus, et seda teemat ka täiesti okei on arutada, kuna see teema on olnud üleval. Aga me ei ole esiteks käsitlenud mitmeid teemasid, mida liikmed nagu välja tooma, mis on selgelt korruptsioonikomisjoni teemad. Ja teiseks, näiteks siin täiesti juhuslikult enne komisjoni istungit ma kuulsin, et järgmise nädala teemaks on meil plaanitud M-valimiste teema tõenäoliselt, et seda oleks ju ka viisakas nagu öelda ka komisjoni liikmetele, saaks ka komisjoni liikmed teha ettepanekuid näiteks kutsutavatele külalistele, mille osas näiteks selle komisjoni jaoks ei olnud võimalik meil mingit tagasisidet anda, et algne loetelu oli meil antud reedel ja siis eile õhtul hilja lisandus sinna Ago Samasson, kelle koha pealt ma tunnen Agot pikalt ja tahaks tegelikult küsida, et miks? Ago ei ole kuidagist viisi seotud e-valimiste süsteemiga, tema teadusvaldkond selles valdkonnas ei ole ja nii palju mina tean, tema viidatud üks arvamusartikkel käsitles ka ühte magistritööd niimoodi, et need töö autorid ütlesid, et see ei väljenda absoluutselt töö sisu. Et seetõttu ma lihtsalt tahtsin teada, et mis alustel on komisjoni kutsutud Ago Samasson või mis arvamust esitab, sest teda kirjelduse järgi esitatakse kui juhtivteadurit, mis tekitab selle mulje, et on antud valdkonnas juhtivteadur. Et seetõttu ma sooviksin natuke selles osas ka selgitust ja tõesti, ma leian, et ei ole okei saata pühapäeva õhtul kell 9:30 täpsustavaid infot, mille kohta ei jõua komisjoni eelnevalt midagi öelda. Et seetõttu ma ka pakkusin alguses, me võiks selle arutelu peeta kinnises osas, aga mul ei ole ka mingit probleemi seda pidada avalikus osas. Minu meelest meil on vaja arutada tegelikke korruptsioonikaasuseid ka, me võime neid teemasid ka arutada, aga see teema ei ole mingi üllatusteema, me oleme seda Riigikogus OTRK-na arutanud. Me oleme nagu korduvalt arutanud, see ei ole mingi asi, mis peaks tulema kas reede õhtul või pühapäeva õhtul üllatusteemana. Samamoodi M-valimised vabalt võime arutada, aga me võiks ka seda teada, et me saaks ka pakkuda välja külalisi. Et palun komisjoni esimehel siit arvamust. Ja aitäh selle kommentaari eest. Ja tõesti, esiteks korruptsioonivastase erikomisjoni, aga ükskõik, mis komisjoni esimehel on kaalutlusruum teemade valiku osas ja mis puudutab M-valimisi, siis info ja muude küsimuste all oli mul ka plaan selle kohta siis ka täiendavalt rääkida, et kuna M-valimiste puhul on tänaseks juba läbitud testimised ja oli plaanis siis, et komisjonile siis öeldakse, tehtaks nagu selline ülevaade sellest, et kuidas siis testimised möödusid, et kas olid probleemid, kas ei olnud probleeme, et igal juhul. Ja see põhjus, et miks täna on selline üldine e-valimine, ehk siis see olekski nagu eelduseks selle M-valimiste teemale, et siis kuna jah, tõesti see teema, e-valimiste teema on olnud varem eelmise komisjoni esimehe käsitluses mitmetel komisjoni istungitel, et näiteks 20. märts 2024, 15. aprill 2024, siis et mulle väga tundus, et on väga et see on tegelikult ka meie selline arutelu koht. Lisaks veel üks põhjus, miks e-valimiste teema on päevakorras, et ülejärgmine nädal avalikustatakse OSCE raport e-valimiste teemal ja nemad on öelnud, et nemad on valmis ja soovivad ka meile anda sellise ülevaate sellest nii-öelda raporti tulemustest. Ja see oli ka põhjus, et miks ma nägin, et on täiesti adekvaatne, et me seda teemat niimoodi arutame ja mitte kõik korraga ühel istungil, nagu e-valimised, M-valimised, OSCE raport, vaid et olekski meil need istungid eraldi. Nüüd, mis puudutab seda nüüd päevakorda, et päevakord ei tulnud välja pühapäeva õhtul, päevakord tuli reedel, et selles osas oli võimalik anda tagasisidet, aga nüüd, mis puudutab, et tõesti, et
Ago Samasoni nimi jõudis hiljem, et siin oli reaalselt, see oli tehniline viiperlus, et tegelikult oli juba teada, et ta tuleb, aga siin on võib-olla küsimus, et võib-olla nõunikud saavad täpsustada, et ma ise avastasin selle pühapäeval, või laupäeval ma avastasin, et ei olnud seda nime millegipärast lisatud, et siis nimi saadeti täiendav siis pühapäeval. Et selles suhtes et see oli nagu tehniline apsakas, see nimi oleks pidanud olema kohe reedel, aga siis kohe, kui ma selle apsaka märkasin, siis ma palusin saata kohe selle täiendava. Ja selles suhtes, et mina arvan, et Ago Samasonil on kindlasti rohkem teadmisi sel teemal kui kas minul kui komisjoni esimehel või teistel Riigikogu liikmetel. Ja veel, et mina olen alati lähtunud sellisest tasakaalu põhimõttest, et meil on laua taga nii valimisteenistuse juht, valimisteenistuse esindajad, meil on siis valimisteenistuse juht Arne Koitmäe, aga muidugi meil on ka Eesti Teaduste Akadeemia küberturvalise komisjoni esimees ja lisaks Ago Samasonile on meil veel ka MTÜ Ausad Valimised esindaja. Et selles suhtes, et ma saan aru, et kui etteheide oleks, kui ma oleks kutsunud ainult näiteks Ago Samasoni aga kuna meil on ka valimiskomisjoni esindajad, et siis sellise arutelu tasakaalu mõistes, et mina näen, et selles osas komisjoni selline kord on tagatud. Ja lisaks, see on juba rohkem selline isiklik, et mina ei poolda sellist, kuidas öelda, tühistamist ja nõiajahti, et mina saan aru, et võib-olla see artikkel väga paljudele ei meeldinud aga mina näen, et meie peame ära kuulama kõik osapooled, nii Ago Samasoni ja me kuulame teiselt poolt ära ka valimisteenistuse juhi arvamusi ja mina olen isiklikult lugenud nii artiklit, ma olen tutvunud ka selle samus magistri tööga ja mina näen, et need on asjad, mis siin kattuvad mitmetes raportites ja mitmetes kohtades. Et mina näen, et see arutelu saab täna olema väga põhjalik ja sisuline. Et ma korra võtan siit ja siis Maarja. Ma olen seda nagu varem ka öelnud, et ma saan väga hästi aru, et mõned teemad tulevadki reede õhtul, kui tuleb mingisugune äge probleem. Aga võib-olla me suudaksime teha isegi terve kuu jaoks need potentsiaalsed teemad, et teised saaks ka nagu mõelda, et minul ei olnud eile õhtu tõesti aega lugeda seda ja ma ei teadnudki, et see eile õhtu 9:30 tuli, nii et me saaks panna ja kui tuleb mingi äge teema, ütleme sellel nädalal juhtub mingi korruptsioonikahtlus, siis on täitsa selge, et see võetakse kiiresti, eriti kui kiiret lahendust vajab, aga meil on sellega tõesti probleeme, et on teatud teemad, mis saavad ilusti päevakorda ja siis on teatud teemad, mis kuidagi sinna päevakorda ei taha jõuda. Aitäh. Ja aitäh, et kindlasti praeguseks ma olen natukene juba öelnud ette, et mis meil need teemad on ja tõesti me saame kasutada ka rohkem sellist võib-olla kolmapäevast ja meil on neljapäevane aeg, kus siis võib täiendavalt neid komisjoni istungeid teha. Maarjo, Kadastik. Minul ei olnud vastuolu sellega, et me täna e-valimisi arutame, selle vastu mul ei ole midagi. Ja ma saan aru ka Märt Põdra siin olekut väga hästi. Lihtsalt minu küsimus oli selles, et siin tekib vale representatsiooni mulje avalikkusele, kui on kirjas, et Ago Samasson on TalTechi Kyberneetika Instituudi juhtiv teadur, sellepärast, et sealt tekib automaatne assotsiatsioon, et on antud teemas. Antud teemas on ta olnud arvamusartikli avaldaja. Tal ei ole seal taga seda teadusega vedavast. Olles ka ise teadlane, see on väga läbiv probleem, kui teadlane täiesti mitte omas valdkonnas avaldab arvamust ja kasutab oma teadlase credential'e seal, sest sellega tekitatakse vale tunne, et sellel arvamusel on taga suurem kaal, kui sellel on. Et see oli minu üks põhilisi nagu selliseid asju, mis mulle ei meeldinud selles päevakorras, et siit jääb vale representatsioon sellest nagu seosest arvamuse ja arvamuse kaalu vahel. Et mul ei ole midagi selle vastu, et me oleme osapooled on esindatud, sellega pole kordagi probleemi olnud. Aga minu küsimus oli selles, et antud juhul see tekitab väga vale arusaama.
Et ma saan aru, ainus probleem on selles, et kuidas on nime ja selle, et mul on muidugi siin kirjas Memos TalTech Küberneetika Instituudi juhtivteadur Ago Sammason. Just, ja see jätab mulje nagu oleks tegemist valdkonna eksperdiga, mida ta ei ole. Et sellepärast ma tahtsin selle nagu väga selgelt tõstatada, et ei tekiks, sest me teame, kuidas meedia haarab tõesti suvalistest asjadest kinni ja siit, see on ka üks põhjus, mis oli selle artikli juures, mida enamus valdkonna inimesed ajas turri, oligi see, et vale representatsiooni kaudu anti artiklile suurem kaal. Jaa, aitäh. No ma arvan, et austatud juhtivteadur Ago Sammason saab enda eest ise rääkida ja saab ka oma seisukohad edasi öelda ja siis, kui teil on mingisugused, ma ei tea, nende seisukohtadega mitte nõustumine, et siis te saate ka vastavalt kommenteerida. Et ma lihtsalt ei näe, et ei ole nagu väga korrektne, et meil on külaline siin ja siis sellisel viisil külalisest rääkida. Ja, aga mina tegin alguses ettepaneku, et arutame päevakorrale eelnevad teemad kinniselt, millega te ei olnud komisjoni esimees nõus. Seetõttu ei jäänud muud üle, et mina samamoodi soovin seda teha avalikult, aga ma tegin selle ettepaneku, komisjoni esimees sellest keeldus. Et esiteks istungi kinnisus ja avalikkus on eraldi hääletatud. Selle, et avalikkus on hääletatud konsensuslikult selle jaoks, et hääletada kinniseks või selle jaoks, et oleks kinnised, meil on eraldi reeglid. Kinnised on siis, kui on näiteks salateabe, asutussiseselt kasutatav teabe või on mingisugused isikuandmed, mis ei kuulu avalikustamisele. Üks või teine ei lähe selle alla. Et selles suhtes see, mis puudutab töökava ja päevakorda, see on avalikkuse arutelu alla läheb, et selles suhtes, et kui teil oli lihtsalt soov niimoodi kindla konkreetse isiku kohta, nagu rääkis, oli võimalik ka tulla rääkida minuga eraldi, vahetult enne istungit, ja kas sellised on võimalused. Täna, et ma saan aru, et see arutelu on, ma arvan, tänaseks juba, ma arvan, me oleme nüüd jõudnud seisukohale, et teie olete oma seisukoha edastanud, ma olen seda kuulnud, ma olen enda seisukoha edastanud, et ma võtaksin veel Riina Sikkuti tähelepaneku küsimuse ja me võiksime minna ikkagi päevakorra hääletamise ja siis päevakorra juurde, et me oleme juba 15 minutit raisanud selle arutelu. Täpselt on, et ma ei oleks saanud tulla enne sellepärast, et sa sisenesid ruumi täpselt koosoleku alguses. Nii et enne seda sa andsid intervjuud, ma ei tulnud intervjuul vahele. Ja selle suhtes, et Riigikogu liikmetel on olemas minu kontaktandmed ja väga hästi on teada, kus asub ka korruptsioonivastase erikomisjoni ruum. Aga see siis tuleviku mõttes. Riina Sikkut, palun. Ja ma ütlen, et Maarjo osundab väga õigele asjale, et me peame väga teadlikult külalisi valima ja tõepoolest, et 2 poolt oleks esindatud. Mina ei toeta ka kellegi tühistamist, lihtsalt mul ei ole ka praegu infot, et kas siis, kui me läheme mingisuguse lõputöö nuansse arutama, et kas nüüd lõputöö autor või tema juhendaja on ka esindatud, et me saaks seda arutelu pidada, sest komisjoni liikmetel ei ole pädevust nendesse tehnilistesse asjadesse minna. Ja samas ma ütlen, et meil on näite Euroopa Liidu asjade komisjonist, kus pandeemialeppe arutelul täiesti nagu mitte tõenduspõhise seisukoha esindaja sai väga palju eetrit, ja tegelikult sellistest asjadest me peaks õppima, et info, mis jõuab ka avaliku istungi kaudu eetrisse, oleks tõenduspõhine, viiks avaliku debatti edasi ja et ta tõesti oleks esitatud siis tasakaalustatud ja tõesti anname siis võimaluse erinevatele pooltele seisukohti esindada. Ja teine küsimus, et tõepoolest meil on olnud ridamisi teemasid. Irja Lutsari ettepanek, et kui me teame, et meil on, ma ei tea, me oleme arutanud Nordicat korduvalt, Rail Balticut, e-valimisi, M-valimisi, et me saame kokku leppida tõepoolest ka selle istungjärgu ajakava, et see ei pea tulema ei reede õhtul ega pühapäeval, et me teame pikalt ette, millal neid teemasid käsitletakse, saavad teha komisjoni liikmeid ettepanekuid või valmistada ette selleks istungiks, mida mõnel õnnestub nädalavahetuse jooksul teha, võib-olla mõnel teisel mitte. Ja lisaks ma eraldi rõhutan ka seda, et need olukorrad, milles on komisjoni pädevus, mis puudutavad poliitilise korruptsiooni juhtumeid, me võiksime neid arutada. Me ei pea neid avalikult arutama, et kas tuleks muuta, ma ei tea, Riigikogu liikme head tava, kas tuleb Tallinna sisekontrolli parandamiseks ettepanekuid teha, aga on see siis see spordikorruptsioon Tallinnas, et me ei ole mitme kuu jooksul tegelikult seda teemat käsitlenud. Et kui komisjoni esinaisel on ebamugav
või huvide konflikt nende teemade käsitleda, meil on aseesimees olemas, kes saab ise neid komisjoni istungeid juhtida ja seda tasakaalukalt teha, et me saaksime teha siis ettepanekud komisjoni poolt selles osas, et kuidas vältida samalaadset olukordade kordumist Tallinnas või teistes omavalitsustes, et selliseid sisekontrolli mehhanisme ja ma ei tea, tugevdada, võib-olla on vaja ka seadust muuta, selle ettepaneku tegemine on ka komisjoni pädevuses, aga me nende aruteludeni siin ei jõuagi. Aitäh. Ja aitäh, mis puudutab, et kuskil mingid teemad, kus meil ei ole pädevust anda hinnanguid, kaasa rääkida või kas või see e-valimiste teema, see on põhjus, miks meil on täna laua taga väga pädevad inimesed, sealhulgas ka Eesti Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjoni esimees, kes täna on meiega liitunud Teamsi kaudu. Nüüd, mis puudutab neid muud teemasid, Riigikogu liikme heatavad, et oleme seda mitu korda arutanud, et oleme teinud ettepanekud, et siiamaani on olnud keeruline liikuda, sest teatud küsimustes ei ole fraktsioonide vahel konsensust. Nüüd Tallinna teemasid, et ma usun, et lähiajal on see teema aktuaalsem, eriti mis puudutab seda sisekontrolli, et kindlasti see tuleb meil varsti ka komisjoni, kui peaks, aga üldiselt, et pigem ma olen püüdnud nii palju kui võimalik hoida lahus sellist nagu riigi tasandit, Riigikogu tasandit ja kohaliku omavalitsuste küsimusi, et pigem, et mitte nagu neid omavahel segada, et siin olid erinevad kaasused, mida oleks saanud arutada, aga pigem ma olen püüdnud selliseid kohaliku omavalitsuse teemasid mitte tuua siia Riigikokku ja ma räägin Tallinnast, ma räägin erinevaid kohalikke omavalitsusi. Aga see, mis puudutab erinevaid ettepanekuid, et mina olen alati nendeks ettepanekuteks valmis, et kindlasti saab mulle need ettepanekud saata ka eraldi meilile, aga täna on mul ettepanek, et me liiguksime selle tänase päevakorraga edasi, aga enne seda, kui me saame liikuda, et tuleks enne hääletada. Lühike täiendus, et täpselt ma ei esita seda ettepanekut näiteks ka Tallinna korruptsioonijuhti käsitleda kiuslikult. Me võiks seda teha enne jaanipäeva, sest see ei kao ära ja ma ei taha teha seda enne kohalikke valimisi, siis kui kõik on hoopis teises kastmes septembris ja oktoobris. Mida kiiremini me saame need teemad siin komisjonis käsitletud, saame selguse majja toodud, seda lihtsam on meil kõigil sügisel. Et muidu me oleme olukorras, kus me peame valimiskampaania ajal neid küsimusi käsitlema. Aitäh. Ja, aitäh. Et kui rohkem kommentaare ei ole, siis mul oleks ettepanek, et me kinnitaksime selle nädala töökava, et kui keegi vastu ei ole, siis oleme selle töökava kinnitanud. Ja liigumegi selle e-valimiste teema juurde nüüd seesama punkt, et ma korra uuesti tutvustan meie kõiki külalisi, kes täna on kutsutud. Esiteks on meil riigi valimisteenistuse juht Aarne Koitmäe ja ka tema nõunik Indrek Leesi. Aitäh teile tulemast. Samuti meil on interneti vahendusel Eesti Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjoni esimees Dan Bogdanov. Aitäh meiega liitumast. Lisaks on TalTechi Küberneetika Instituudi juhtivteador Aago Samason, aitäh teile tulemast, ja ka MTÜ Ausad valimised esindaja Märt Põder. Aitäh tulemast. Ja põhjus, miks siis see teema on täna käsitluses, et olen juba mõned aspektid välja öelnud, aga nüüd puhtalt sellise e-valimise teemal, et nimelt hiljuti olid tõesti ilmunud päris mitmed artiklid sellel teemal, aga näiteks Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjon on juhtinud tähelepanu sellisele asjaolule, et kõiki e-valimiste etappe pole täna võimalik auditeerida. Ja tõesti, kui mõned kriitilised sammud meil võivad jääda kontrollimata, võib see siis omada ka mõju valimiste tulemusele. Et samuti puudub meil selline põhjalik auditeerimisjuhend, selline piisava põhjalikkusega auditiraport, mis omakorda ka kinnitab seda, et kõik need etapid ei saa auditeeritud. Et näiteks ei ole audiitoril võimalik kontrollida võtme loomiseks ega sedelite töötlemiseks kasutatud tarkvara terviklikkust ja autentsust. Et põhimõtteliselt täna siis audiitor usaldab seda tarkvara, mis talle kontrolliks ette antakse.
Ja muidugi väga palju sõltub ka audiitori sellisest põhjalikkusest ja kompetentsusest. Et ka OSCE raport, mis on nüüd 2023. aasta oma, on juhtinud tähelepanu ohule võimaliku valimiste manipuleerimisega, kuna näiteks see kriitiline samm, mis puudutas seda, kus siis eemaldati internetis või valimisjaoskonnas antud siis teise häälega üle kirjutatud hääled, siis et seda etappi ei kontrollitud. Et see on siis OSCE raportis välja toodud ja tänaseks, nagu ma olen öelnud, et me ootame ka nüüd uut raportit, mis peaks saama avalikuks üle järgmisel nädalal ja järgmisel nädalal juba. Ja võib-olla kohe, et ma ei hakkagi siin rohkem rääkima, et meil juba päris palju aega kulunud siin istungi alguses, et kui oleks võimalik, ma kohe annaksin sõna Dan Bogdanovile, siis Eesti Teaduste Akadeemia küberturvalisuse komisjoni esimehele, et võib-olla kui te saaksite tutvustada neid samu ohte ja just ma pean silmas neid kahte põhilist ohtu, mis puudutab just seda e-valimiste etappide auditeerimist. Et et siin tuli ka palve ajalise raami osas, et võib-olla selline 10-15 minutit, et ma arvan, et see oleks piisav, et siis pärast me anname ka teistele siin külalistele sõna ja siis saavad ka kõik esitada küsimusi, et me läheks selliseks ka diskussiooniks, aga põhiline, et me ei tahaks seda teemat liiga laiaks, eks ole, teha, et just mis puudutab neid auditeerimisteemasid, et seda nagu end-to-end kontrollitavus, et algusest lõpuni kontrollitavus. Jah, aitäh. Tervist. Seda konkreetset küsimust mul ette ei teatatud, seega mul ei ole olnud väga lihtne selleks valmistuda. Kutsele ei olnud juurde öeldud, mis küsimus täna lauda tuleb. Lähtuvalt istungi alguses öeldust on oluline teada paari detaili. Teaduste Akadeemia on Eestis selline institutsioon, kuhu valitakse inimesed teiste akadeemikute poolt konkurentsipõhiselt. Tõesti, ma olen akadeemik alates aastast 2022 ja 2022. aastal, kui mind valiti, siis mulle tehti ka ülesandeks küberturvalisuse komisjoni juhi kohale asumine ning sellele teemavalik. Siis akadeemia tooaegse presidendi Tarmo Soomere tegi sellise ettepaneku. Ning sellel ajal tõesti oli valimiste tehnoloogia küsimus pikka üleval, Eestis meil praegu on, ja seega tõesti me nägime, et on võimalus parandada Eestis sellist laiapõhjalist riskianalüüsi e-riigi kriitilistele teenustele. Nii et seejärel ja pärast kooskõlastamist akadeemia peasekretäriga viisin ma siis akadeemia juhatusele ettepaneku, et me hakkame küberturvalisuse komisjonis, hakkame analüüsima riske, mis on siis seotud Eesti riigi kriitiliste teenustega, mida valimist kindlasti on. Ja akadeemia juhatus kinnitas selle juunikuus 2023, vajadusel suudan ka 20 juuni 2023, kinnitas siis esmase koosseisu ja me saime alustada tööd. Akadeemia komisjon töötab niimoodi, et me kogume kõigepealt koosseisust. Komisjoni koosseisus on teadlased ülikoolidest, teadlased ja insenerid erasektorist ning avaliku sektori esindajad, kes tunnevad konkreetset teenust, mida analüüsitakse. Me soovime vältida olukorda, kus riskianalüüse tehakse ilma teadmata, mismoodi süsteem tegelikult seest ehitatud on. Seega on meil kaasas süsteemi loomisega seotud inimesed, kes oskavad öelda, kuidas see teenus korraldatud on. Antud juhul on meil siis esindajad riigi valimisteenistusest, Vabariigi Valimiskomisjonist ja Riigi Infosüsteemi Ametist. Siis on olnud küberturbe ja krüptograafia valdkonna teadlased Eesti ülikoolidest ja erasektorist ning ka insenerid, arhitektid erasektorist. Ja liikmete loetelu on olnud alati akadeemia komisjoni veebilehel väljas, mis on siis Teaduste Akadeemia veebilehel.
Ja meie üldine meetod on olnud selline, et me kogume kokku ohusündmused võimalikud. Neid on toonud nii teadlased, me oleme neid korjanud meediast, me oleme neid korjanud kõikidest kohtadest, mis pähe on tulnud vähekenegi. Et kui keegi saadab meile, küsib, kuulge, et kas selline asi on võimalik valimiste puhul ja me tuvastame, et teoreetiliselt on, siis me kirjutame selle lahti. Ehk siis komisjoni liige või 2 kirjutavad lahti selle ohukirjelduse ja oluline on see, et me räägime sündmusest, millel võivad olla mingid tegelikult siis kahjud ja mõju. Mõju on väga hea sõna. Mõju puhul on oluline hinnata seda, kui ulatuslik see on, kui paljusid hääli, kui paljusid isikuid see puudutab. Ja pärast seda, kui me oleme kirjeldanud ära selle ohukirjelduse, siis me järgmise sammuna me teemegi hindamise, kus me hindame mõju, toimet valimistele ja siis seda, mis on tõenäosus, ei ole võib-olla see ideaalne eestikeelne termin, aga sagedust või võimalikkus on see õige matemaatiline termin. Võimalikkust, et see juhtub ja meil on nende jaoks skaalad. Metoodikast on üks kena videoettekanne mul eelmise aasta oktoobris toimunud konverentsist, nii et kõik huvilised saavad seda vaadata, ma võin pärast jagada seda materjali, sealt te saate täpselt aru, kuidas me neid hindeid paneme ja kuidas me neid hindeid ütlustame. Ning kõik komisjoni liikmed annavad siis oma hinded sellele, mis me usume, et on võimalikkus ja mis on mõju. Ja näiteks võib juhtuda, et mõne ohu puhul me hindame mõne sündmuse võimalikkust täiesti kõrgelt, et see juhtub, see kogu aeg juhtub, aga selle mõju võib olla väga madal. Või mõni asi me arvame, et see on suhteliselt vähe tõenäoline, aga selle mõju võiks olla väga kõrge. Et need on mõlemad sellised sündmused, mille puhul on käitumisviis on nagu erinev, et kas meil on vaja pingutada nende pärast või mitte. Meie fookus üldiselt on sellistel ohtudel, mille puhul võimalikkus on olemas ja mõju puudutaks piisavalt palju valijaid või hääli, et see tegelikult võiks muuta valimistulemust. Ja ka seal on küsimus selles, et kas me muudame 1, 2 või 10 häält või me suudame muuta nagu 100 või 1000 häält, eks ole. Sellepärast, et me oleme põhimõttes vaatame valimisi tervikuna, mitte ainult internetivalimisi, mitte ainult nutiseadmetel internetivalimisi, vaid ka pabervalimisi, eks ole. Et viperusi võib juhtuda kõikidel demokraatlike valimisviisidel. Ja esimese aasta jooksul me siis töötasime läbi veidi üle 20 ohukirjelduse, millest me siis tõime välja lõpuks 6. Millest tõesti 2 olid seotud auditeerimisega. Need on avaldatud e-riigi koodivaramus, on nende ohtude täiskirjeldused. Neid saate sealt kõik lugeda, seal on ka kirjas põhjendused meie hinnete metoodikaga. Ja meie selle aja esimese aasta lõpu metoodika järgi siis hindasime ohte kategooriates madal, keskmine, kõrge, väga kõrge. Kuidas me ei pannud paika nagu seda täpset tegevuste jaotust, et kui on väga kõrge, siis tuleb põhimõtteliselt kohe lõpetada igasugune tegevus, kui on kõrge, siis tuleb koheselt nagu alustada investeeringuid vastumeetmetesse või midagi sellist me paika ei pannud. Küll aga eesmärk ongi see, et me toome välja need osad, need ohud, mille puhul edasi arenduses, jätkuvas arenduses tasuks teha investeeringuid, et seda osa süsteemist tugevdada. Ja nende välja toodud ohtude seas olid siis tõesti audit, mis puudutab siis nutiseadmel internetivalimisi, aga ka valimisi laiemalt. Ja nüüd ma jõuan siis selle küsimuseni, mida küsiti, on tõesti etappe, mida audiitoril ei ole ideaalne kontrollida, sest et selle kohta ei ole juhises selget sõnumit. Nii palju, kui me oleme aru saanud vestlustes, mis meil on olnud seal komisjonis ka Vabariigi Valimiskomisjoniga, esindajaga sealt, siis auditi juhendit saakski kirjutada nagu lõputult paremaks. Seda saaks teha igavesti.
Et siis ühel hetkel saaks hakata auditeerima audiitoreid ja siis neid audiitoreid ja siis nagu seda saaks viia ad infinitum nagu edasi. Et kusagil maal seal on ka praktiline piir ja nüüd selle praktilise piiri otsimisega me oleme tegelenud nii palju, et me oleme kirjutanud igale oma ohuanalüüsile juurde võimalikud täiendavad kaitsemeetmed, mis on samuti siis selles avaldatud tekstis. Ja mingid osad nendest on ka riigi valimisteenistus võtnud arvesse ja alustanud nende protsessi lisamist. Nii et jah, vastus on selline, et eelmises hooajas, ehk siis kui me 2024 avaldasime oma esmase riskianalüüsi, siis nendest ohtudest, mis puudutas auditeerimist, siis mitmed aspektid läksid juba valimisteenistuses töösse ja otsiti juba võimalusi, kuidas seda teostada paremini kui seni. Komisjon on jätkanud oma tööd ka 2024-2025 hooajal. Meie hooaja kipub langema enam-vähem kokku akadeemilise aastaga. Praegu me oleme just selles etapis, kus me tõmbame kokku oma selle aasta ohuhinnanguid ja hakkame neid vormistama, et neid avaldada siis suve lõpus. Seal tuleb palju fookust on nutiseadmetega valimisel, aga ka pabervalimistel ja muudu internetivalimistel veel. Nii et praegu lihtsalt ei ole need veel viimistletud ja avalikud. Hea meelega vastan täiendavatele küsimustele. Ja, et võib-olla me liigume siis hiljem nende täiendavate küsimuste juurde, et praegu teeme sellise nagu sissejuhatava ringi. Et ma annaksin nüüd sõna Ago Samsonile, et kui te saaksite võib-olla omalt poolt, et ma kohe vabandan, et siin istungi alguses sellised erinevad väited kõlasid, aga ikkagi sooviks kuulata ära ka nii-öelda teie sellist seisukohta, mis puudutab just sellist algusest lõpuni kontrollitavust ja võib-olla neid tõesti seisukohti, mida te olete väljendanud ja pärast mida olete siis saanud ka sellise suurema kriitika osaliseks. Aitäh! Jah, ma tänan võimaluse eest siis ka mõningaid selliseid teistsuguseid seisukohti ja muljeid avaldada nende valimiste suhtes ja mis puudutab neid kompetentse, siis kõigepealt kogu austuse juures Mart Kadastiku vastu minu teada, et ta ei ole mikrobioloog või immunoloog, aga ometi oli väga tähtsate otsuste juures seal vallas, mida võib-olla mõned inimesed siiamaani füüsiliselt lausa tunnevad. Ja mis puudutab nüüd minu sellist kokkupuudet kas või programmeerimisega, siis ma teen seda praktiliselt igapäevaselt. Ja ma olen vestelnud ka selles spetsiifilises küsimuses võib-olla sellise umbes 10 inimesega, kelle nimesid me palju kõik vist siin teame, kaasa arvatud ka härra Bogdanov. Ja minu need artiklid on püüdnud enam-vähem kõike sellest ka muidugi arvesse võtta. Kaasa arvatud ka Treieri arvamusi. Kuigi ma kohe ütlen, et või pean kahjuks ütlema, et siin natukene kriitilist ka meie meedia kohta, et ma saatsin Postimehele selle esimese artikli, mis tõesti kutsus väga mitmesugust vastukaja täiesti eraisikuna ja ka selle artikli pealkiri oli hoopis teine. Nii et enne kui siin hoolega tühistama hakata, peab ikka mõningad faktid tõesti selgeks tegema. Ja kahjuks ka need paljud lood ajakirjanduses ei võtnud seda nagu väga arvesse. Ma saatsin selle artikli ka, nagu mainitud, Treierile ja mul on siin olemas tema konkreetne arvamus selle kohta meilis.
ta ütleb umbes niimoodi, et mul on plaanis teha lähiajal avalik loeng antud artikliga seoses ja ma tahaks seal teemat käsitleda tasakaalustatud. Sina saad minu artikli ja selgituste põhjal teha omad järeldused ja need arvamusloona avaldada. Natuke veel sisulise poole kohta, aga see on väga suures kontrastis ka tema enda avaldustele, mis siis järgnesid nagu peaaegu momentaalselt nendele mõtetele. Nüüd natuke sisulisema poole juurde. Ma küll arvasin, et Märt Põder saab võib-olla enne sõna selle tehnilise poole osas, mille kohta nii palju, kui ma olen uurinud, ka kõigist nendest vestlustest, ka Jan Villemson mul on tema kirjavahetus siin olemas, olnud väga konstruktiivne nendes. Ja kokkuvõtteks on minu selline üldistav seisukoht selline, et kogu see IVXV või kuidas teda nimetatakse, idee pandi nagu kirja kuskil aastal 2001-2002 või midagi sealkandis ja siis sel ajal ei olnud see Bitcoin üldse mingi mõiste ja blockchaini ka nagu laiemalt keegi ei teadnud. Küberneetika instituudis minu teada küll puldas ja oli sellega tegelejaid. Aga mis juhtus, oli see, et see e-valimiste kontseptsioon pandi kirja, ma ütleksin, sellisel põhikooli tasemel, täiesti täpselt kopeerides pabervalimisi ja just selle sedel või pabervalimiste kõige halvemat osa või kõige haavatavamat osa, see on see mitte kabiinis valimine, kus siis viiakse ümbrikud välja, sedelid välja ja siis tullakse nendega tagasi. Nii et siin tehti kohe nagu mitu viga, et kui siin öeldakse, et pabervalimised on kahtlased, siis eeskujuks võeti veel omakorda veel kõige kahtlasem moment nendest pabervalimistest ja teiseks kogu see süsteemi ülesehitus ei arvesta mitte sellise virtuaalmaailma võimalusi, vaid tõesti püüab siis kopeerida neid pabervalimisi ja sealjuures siis nagu kahjuks üsna ebaõnnestunud, mida nii meie analüüsid näitavad, kui mis veel olulisem muidugi väga mitmed rahvusvahelised grupid on püüdnud sellest läbi närida ja ei, kahjuks midagi kiitvat, mina küll ei ole leidnud, et oleks midagi kiitvat öelnud. Ja selle tõttu oleme me nüüd olukorras, kus me räägime mitte ainult auditeerimisest, mis oli nagu, ei olnud nagu mõiste isegi nende pabervalimiste juures, vaid me hakkame nüüd rääkima auditeerimisest, et kui õige see auditeerimine ise on, kes seda teeb, kui palju sellega kaetakse. Ja loomulikult niimoodi võib seda rida jätkata, ei tea kuhu iganes ja leidub alati kriitikuid, leidub alati neid, kes ütlevad, et kõik on korras, aga mida tegelikult siis rahvas sellest asjast arvab, praegu väidetavalt vähemasti 40% ei usalda valimisi, võib-olla see protsent on ka rohkem ja selles ma näen nagu selle süsteemi organiseerijate veel ühte möödalasku, et ei ole võib-olla piisavalt arvesse võetud ka sotsiaalteadlasi, ka seal sellest akadeemia seminarist ei ole nagu minu kõrvu jõudnud ühegi sotsiaalteadlase esinemist, kuigi värskes Sirbis võime lugeda, et kuidas nad peavad oluliseks kas või innovatsioonis kaasa rääkida. Aga seni on piirdunud nende roll ainult valimistulemuste interpreteerimisega ja need on tulemused, mida keegi ei suuda tõestada, et nad tõepoolest niimoodi
täpselt olid. Ei, ma tahtsin öelda, et ma näen seda kätt. Soovin ühe paranduse teha, et ka Teaduste Akadeemia komisjonis on olnud kogu aeg olemas sotsiaalteadlased ning ka komisjoni korraldatud konverentsidel valimiste kohta on olnud sotsiaalteaduslikke ettekandeid. Saan jagada viiteid. Tänan. Siis palun seda ka levitada rohkem ja siis, kui ma võin nüüd jätkata selle oma rolli kohta, siis ma avastasin selle Tüüne ja Treieri töö lihtsalt skaneerides teadusajakirjandust, nagu ma teen perioodiliselt ja millegipärast mitte keegi teine peale minu ei pööranud sellele niimoodi kohalikus kontekstis üldse mingit tähelepanu. Ja ma ei ole ka kindel, et Treier ise oleks seda teinud, see kiri tuli, ma kutsusin ta kohe nagu kohtumisele ja arutasime seda asja, aga mitte keegi ka TTÜ teistest spetsialistidest ei pidanud seda üldse oluliseks. Ja ma arvan, et see kahtlemata on oluline leid ja mis puudutab seda isegi nüüd selle parandamist, siis isegi selle kohta me ei tea veel, kas tegelikult nüüd see, mis Treier väitis, et nad pakkusid paranduse, kas see tegelikult tehti või mitte. Nii, aga ma annaksin nüüd ka sõna Märt Põderile, et siis kui saaks võib-olla ka nagu kokkuvõtvalt tuua välja need, seesama, mis oli nii OSCE raportis, mis oli ka selles magistritöös, et nendest ohtudest natukene Dan Bogdanov ka juba rääkis, mis oli nende aruandes kajastatud, et võib-olla siis ka teie poolt. Ei, tere. Ma siis selgitan natuke selle Düüna magistritöö tausta võib-olla, ja siis lähen selle üldisema kontrollitavuse küsimuse juurde. Et Kristjan Düüna magistritööst tõepoolest ta püüdis leida niisuguseid eksperimentaalseid tõendid sellele väitele, mis on siis OSCE 2023. aasta valimisraportis. Et piisavaid vahendeid omab siseringi kuuluv isik võib märkamatult kontrollida, millised hääled eemaldatakse ja seega osaliselt mõjutada siis valimistulemusi. Ja Kristjan Düüna siis oma magistritöös leidis sellele tõenduse, ta ise raamistab selle niimoodi ja siis tsiteerin sealt Düüna magistritööst 33, et kui häältega manipuleerimist teha piisavalt väikse hulga häältega, siis ei tule see kontrolli puhul välja. Kui seda strateegiliselt teha, oleks võimalik lõplikke tulemusi endale sobivas suunas nihutada, kuid uurides viimaste valimiste auditit ei tule sealt välja, et selliseid kontrolle oleks üldse tehtud. Sarnasele probleemile viitas ka Odihr valimiste eksperdirühma lõpparuanne. Et see on see, mis oli siis Kristjan Düüna teene tema enda arvates ja mis on tema teene siis siiani ja selles mõttes, kui astuda siit samm kaugemale, siis väljendab see tegelikult mitte lihtsalt seda, et ühes kohas auditeerimisel oli üks probleem, vaid et see auditeerimine sellise kujul, nagu ta praegu on, ei olnud piisav aastal 2023 kindlasti. Et kui valimiste korraldaja saab audiitorile märkamatult muuta tulemusi, siis see ei ole selline hääletussüsteem, mida me tahaksime ilmselt demokraatlikus riigis kasutada. Ja nüüd, kui tulla veel samm tagasi, vaadata kaugemalt sellele küsimusele, siis miks see on problemaatiline või miks see on nagu eriti niisugune dramaatiline, on see, et tegelikult meil see kontrollitavuse probleem on olnud algusest peale küsimuse all. Ja
siin on käinud erinevad rahvusvahelised töörühmad, nii valimisvaatlejad kui ka sõltumatud teadlased, kes on öelnud, et sellega on probleem, et meil saab valimiste korraldaja liiga lihtsalt valimistulemusi võltsida, kui see soov peaks olema. Või ka keegi, kes omab ligipääsu nende siis infosüsteemidele või arvutitele. Ja selle tõttu siis 2017 kuulutati välja, et me oleme nüüd leidnud lahenduse sellele. Et me oleme nüüd viinud sisse matemaatilised kontrollid, mis välistavad sellise asja. Et esiteks välistavad selle, et valimiste korraldaja ise seal midagi saaks muuta serverites, et see kogu see protsess hääle andmisest kuni siis häälte kokku lugemiseni, et see on kaetud niisuguse matemaatilise tõestusega põhimõtteliselt. Et see on krüptograafiline mudel, mis tagab selle tõestuse. Ja et see oleks selge, et seda siis nagu väideti ja lubati, et mis siis toon tsitaadi ka, et toonaselt riigi valimisteenistuse juhilt Tarvi Martensilt. Tarvi Martens siis ütleb, et see on siis Skytte instituudi poolt 2016 välja antud raamatus, et tavaline matemaatikaalase ettevalmistuseta valija seda muidugi eriti ei märka, kuid läbiv kontrollitavus annab võimaluse veenduda süsteemi läbipaistvuses ja töökindluses iga ühele, kui nad peaks seda soovima. Ja siis ta on hiljem seda ka veel kirjeldanud, et tagasi vaatavad 2021, et tekkis otsast lõpuni verifitseeritavus, mis tähendab seda, et on matemaatiliselt võimalik tõestada, et hääli protsessiti ja loeti kokku õigesti. Ja kogu seda protsessi on võimalik selle uue süsteemiga, mis siis 2017 siis käiku lasti, audiitoril kontrollida sõltumatult, teadmata neid saladusi, teadmata dekrüpteerimise salajast võtit. Ja siis ta raamistab selle veel niimoodi võidukalt, et me saavutasime selle nii-öelda e-hääletamise ringkondade püha graali praktikas, mis paberis on aegu olemas olnud, aga praktilises suuremahulises kasutuses siiamaani polnud olnud. 2017 toimusid esimesed e-hääletamised selle süsteemiga ja siis nii edasi. Et ühesõnaga ta rõhutab, et matemaatilised kontrollid välistasid selle asja, mis aastal 2013 tegelikult juhtus. Et, mis tähendab siis seda, et need matemaatilised kontrollid, mille siis valmimist 2017 juba siis välja kuulutati, et 2023 need endiselt ei olnud töös, ei olnud piisavad ja ei võimaldanud ei audiitoril siis veenduda, et siis matemaatiliselt veenduda, tõendite alusel veenduda, et tulemused loeti kokku korrektselt. Aga siis saati siis vaatlejatel või avalikkusele, et nagu on Tarvi Martensi enda raamistus, et annab võimaluse veenduda süsteemi läbipaistvuses ja töökindluses iga ühele, kui nad peaks seda soovima. Et selles mõttes siin on nii-öelda kahekordne läbikukkumine siis selle kontrollitavuse elluviimisel. Et selle lubati, see siis kuulutati välja, et see on nüüd valmis 2017, aga siis see Düüna kaasus tõendab, et ei ole, et isegi audiitor, see, kes siis nagu neid kontrolle läbi viib ja selleks vaeva näeb ja omab ka teatud erialast ettevalmistust, isegi teda oli võimalik petta ja niimoodi, et tal ei olnudki võimalik seda kuidagi tuvastada. Ja siis võib-olla siis nüüd uuesti siis konkreetsemale tasandile tagasi hüpates, et mis selle Düüna kaasuses siis välja tuli, et selle kohta siis valimisteenistus Aarne Koitmäe isikus siis teatas, et aga tegelikult neid kontrolle tehti, aga neid tehti käsitsi. Et need kontrollid, mis pidid selle võltsimise välistama, et neid tehti käsitsi ja need olid pistelised kontrollid. Ja see on siis nagu faktiväide selle kohta, mis toimus aasta 2023 valimistel. Ja kui siis vaadata audiitori raportit, siis seal selliste kontrollide kohta ühtegi tunnistust ei ole. Ja kui mina olin ka nende valimistel vaatlejana osalesin nende protseduuride juures, kus neid samme läbi tehti, ja mina vaatlejana samuti ei mäleta, et sellise kontrolli oleks tehtud. Ehk siis jääb mulje, et Aarne Koitmäe on need käsitsi tehtud pistelised kontrollid, mida siis pärast Ago Samosoni artikli ilmumist ERR-is neid tutvustati, et sellised pistelisi kontrolle tehti, neid siis Postimehes ja ühesõnaga väga laialdane teavituskampaania tehti, et tegelikult 2023 kontrolle tehti ja siiani pole Aarne Koitmäe suutnud välja tuua ühtegi tõendit, et neid kontrolle päriselt tehti. Ja miks see on problemaatiline? Selles mõttes võib-olla Aarne Koitmäe tahab seda siis pärast, kui siis selgituste voor juba on, et ise selgitada, aga minu puhul on, minu vaatepunktist on see niimoodi, et kui neid kontrolle tehti, aga neid tehti kuidagi mitte ametlikult näiteks, nii et neid kuskil ei registreeritud, siis see on probleem.
ja kui need siis audiitor neid ei raporteeri, vaatlejad neid ei näinud, siis minu meelest valimised on nii ametlik protseduur, et kui tehakse midagi kuskil salaja, mitteametlikult mingid kontrolle väidetavalt, siis need ei saa tegelikult olla need, mis tagavad avalikkusele selle järelevalve, selle süsteemi korrektse toimimise üle ega ka siis valimistulemuse korrektsuse üle. Ja ma saan aru, et mulle lõputult aega pole antud, et ma võib-olla siis tõmban nüüd otsad kokku sellega, et mis nende kontrollidega siis on, mis on see läbiv kontrollitavus või otsani kontrollitavus inglise keeles siis end-to-end verifiability ja mis on see seisukoht sel teemal. Niisugune üldiselt tunnustatud seisukoht ja et see kontseptsioon iseenesest, seda on sõnastanud siis Eesti teadlased sellest ettevõttest nimega Kybernetica eelkõige, mille siis esindaja siis ka on Dan Bogdanov ühtlasi lisaks sellele oma rollile Teaduste Akadeemias. Ja seda teaduslikku kirjeldust sellest, et kas need kontrollid, see end-to-end verifiability või see läbiv kontrollitavus, kas see vastab sellele, mida rahvusvaheline üldsus eeldab e-hääletuselt, et kas need on teaduslikus mõttes siis nagu vettpidavad. Et selles suhtes on siis sõltumatud teadlased olnud enamasti või tegelikult isegi vist kõik, keda mina olen lugenud, on olnud seisukohal, et Eesti arusaam sellest läbivast kontrollitavusest ei vasta sellele, mida siis maailm, kuidas seda näeb maailm. Et selle seisukohal on siis OSCE vaatlejad, kes siis väga tugevalt ja selgelt ütlesid seda siis oma 2023 aruandes, et selleks, et siis läbi kontrollitavus saavutada, tuleks ületada siis puuduses individuaalses kontrollitavuses ja ühtlasi siis ka võimaldada seda üldist kontrollitavust. Ja teistpidi on meil siis ka sõltumatud teadlased, kes on siis sama asja vaadanud, et üks esimesi oli siis Atte Juvonen, Soome teadlane, kes oma magistritöös siis samamoodi ütleb, et Eesti valimisametnikud on siis a framework for comparing the security of voting schemes lehekülg 79, et Eesti valimisametnikud ekslikult väidavad, et nende süsteem on otsast lõpuni kontrollitav ja et sisend ja väljund, protsesside sisend ja väljund neid saab matemaatiliselt siis nagu vastavusse seada. Ja siis selgitus, et paljud neist protsessidest ei ole üldse siis kontrollitavad ja nad tuginevad siis usaldusväärsetele autoriteetidele, mis tähendab, et kõigi protsesside sisend ja väljund, et see ei ole matemaatiliselt kontrollitav. Ja samasugusel seisukohal siis on olnud hiljem ka siis ütleme Ukraina siis ametiasutuste poolt tellitud raportis on olnud IFES, siis International Foundation of Electoral Systems oma raportis aastast 2020. Samamoodi on üks Norra raport, mis liigitab Eesti siis süsteemi mitte siis otsast lõpuni kontrollitavate, vaid siis klassikaliste süsteemide hulka ja siis ühesõnaga niisugune rahvusvaheline konsensus on see, et seda kontrollitavust Eestis ei ole, mida lubati 2017, mille kohta Kristjan Tüüna tõi siis nagu eksperimentaalse näite, et seda ei ole ja mille kohta on väidetud, et see on. Ja see, et meil see on, seda väidab siis valimisteenistus, seda väidab ka siis aktsiaselts Kybernetica, nende esindajad, nendega seotud teadlased, aga ei väida ülejäänud ja võib-olla ka siis selle Teaduste Akadeemia riskianalüüsi kohta, siis tasub ka seda tähele panna, et Dan Bogdanov ise on Kybernetica teadusdirektor, et ta ei ole niisuguses, et tal on huvide konflikt selles rollis, kus ta siis hindab e-hääletuse usaldusväärsust ja seda on toonud siis ka välja Aivar Pau siis 2024 artiklis Teaduste Akadeemia korraldas uuringu, mille kohal lasub selge huvide konflikt, kuna seda määrati vedama ettevõtja, kes lõi riigile e-valimiste rakenduse ja kellel on seeläbi otsene huvi näidata e-valimisi turvalisena. Et ühesõnaga me oleme väga keerulises olukorras, et kontrollitavust, mida lubati, ei tehtud, seda asja
nüüd siis seda Teaduste Akadeemia poolt siis seda analüüsi veab inimene, kellel on huvide konflikt ja sellest hoolimata siis see Teaduste Akadeemia analüüs rõhutab, et need kontrollid ei olnud siiski piisavad. Et võib-olla sellest esialgu piisab. Ja, aitäh. Ja tõesti selle Teaduste Akadeemia puhul on ikkagi see, et nemad oma analüüsis siiski avastasid, et see sama läbiv kontrollitavus, et selles osas on vaja teha see asi paremaks, et need asjad, mis ma istungi alguses ka või enne päevakorrapunkti juurde asumist ka tsiteerisin, olidki võetud ka sellest samast hinnangust. Et nüüd ma annaksin sõna ka valimisteenistuse juhile, et võib-olla saaks siis omapoolsed siis vastused. Esiteks, nagu ma saan aru, et erinevad need tähelepanekud, mis on tulnud Eesti Teaduste Akadeemialt, et nende komisjonilt, mis just puudutab, et neid ohtusid kõrvaldada, et mis puudutab siis seda raportit, mis valmis eelmisel aastal. Aga võib-olla ka nende muudele siis kommentaaridele, mis on siis täna kõlanud ka vastused. Aitäh. Aitäh. Võib-olla alustaks siis sellest, et meil on tõepoolest e-valimine ja pabervalimine ja võib-olla vastuseks sellele, et kas e-hääletamine kopeerib paberhääletamist, siis teatud määral ta seda kindlasti teeb, sellepärast et üks eesmärkidest on ka see, et valijad oleksid võimalikult sarnases olukorras, kuigi see ei ole lõpuni saavutatav. See, et on võetud kasutusele halvim osa paberhääletamisest, selles mõttes mul sellel väitel on raske vastata, sest see on liiga üldine, aga see, mida me kasutame e-hääletamisel, tõesti see kontseptsioon on nüüd juba 20 aastat vana, see on tõepoolest uus e-hääletamissüsteem 2017 valminud ja seda on täiendatud, aga hääle krüpteerimise, allkirjastamise, edastamise, kontrollimise kord on tõepoolest juba vana läbi proovitud. Meil on võimalik valijatel kontrollida, kas nende hääl on korrektselt kohale jõudnud ja siin on tehtud juba läbi aastate 100 000 kontrolli. Ja ühegi puhul ei ole ilmnenud neid probleeme. Teiseks, kui rääkida sotsiaalteadlastest, siis loomulikult on sotsiaalteadlased alati uurinud e-hääletamist, et Mihkel Solvak on seda teinud juba ligi 20 aastat, esimese 10 aasta kohta valmis ka väga põhjalik töö, kus analüüsiti nii valijate osalemist, käitumist kui ka usaldust. Selle usalduse uurimisega on ka praegu Solvak jätkanud, kuigi ma ei tea, kas ta seda hetkel teeb. Ja siin on palju viidatud erinevatele teadlastele, kes on kriitilised e-hääletamissüsteemi puhul. Loomulikult on need kriitilised teadlaste seas üldse väga vähe konsensust on selles osas, et mis on korrektne e-hääletamine ja kui nüüd rääkida sellest otsest lõpuni kontrollitavusest, siis tõepoolest ODIHR-i raportis on soovitus, et ka valijal peaks olema võimalik kontrollida oma valikut pärast hääletamist ja see on ka koht, kus meie valimiste korraldajatena ei ole võib-olla päris ühel meelel teadlastega, sellepärast et me jälgime ka seda, et hääletamise salasuse ja hääletamisvabaduse nõue oleks tagatud ja häälekontroll pärast valimiste lõppu saab valija nõrgemasse olukorda. Siin on kaalul 2 erinevat väärtust, nende üle võib vaielda, aga väita, et see kontrollitavus puudub, see on selline teoreetiline väide, et tõepoolest alati saab kontrolle juurde lisada. Ja nüüd, kui kuulata seda Tauri Martensi, kes on siis, oli e-hääletamise juht, ehk siis mitte valimisteenistuse juht, ma täpsustan. Tema seda kirjeldus 2017. aastal, siis see kõik ongi realiseeritud. Andmed ongi tõepoolest kontrollitavad, häälte liikumine on jälgitav
see, mille tõi välja Kristjan Tüüna ja Tarvo Treier, see teadmine tegelikult ju valmis koostöös Indrekuga, et meile ei olnud see nagu selles mõttes üllatus, vaid see oli tõesti võimalus siis täiendada või täiustada seda süsteemi. Nüüd selle kohta, et kas ma valetan või mitte, siis need häälekontrollimise toimingud on tehtud avalikult ja küsimus on selles, et kas on kusagile paberile kirja pandud, et jällegi kõiki toiminguid tõepoolest ei protokollita, kõike seda, mis töötlemise vaatlemise käigus tehakse, et jällegi siin kasutatakse teisi meetmeid, ehk siis terviklus peab lõppkokkuvõttes olema tagatud. Alati võib vaielda ühe või teise protsessi kontrollimise vajaduse üle, et see on nagu teretulnud, aga väita, et see süsteem ei ole kontrollitav, on selles mõttes, kuidas ma ütlen, ebasiiras, et see väldib väga täpselt ja ka minu meelest ka viimane härra Samasoni artikkel vältis väga täpselt neid kohti, kus e-hääletamine on kontrollitav ja mitte. Ja võib-olla remargina lõpuks, et kui härra Samason avaldas oma artiklid, mis said tõepoolest väga suurt vastukoja, siis esiteks meiega sellel teemal härra Samason ei suhelnud, ei andnud meile ka vaikimisi kommentaari võimalus Postimehes, ehk sellest siis ka see meediakära, mis tõepoolest oli võib-olla natuke kahetsusväärne nii e-hääletamise kui ka härra Samasonile osas tehtud kriitika suhtes. Aitäh! Ja aitäh, et lihtsalt kohe kommentaariks, et kaks asja. Et lihtsalt ütlesite, et see probleem, mis oli välja toodud, et ka selles magistritöös, aga ka selles Odiiri raportis, et te ütlesite, et seda oli võimalik täiustada, teha täpsemaks, et ikkagi te kinnitate, et see probleem siiski 2023 oli, et seda siis kõrvaldati pärast seda. Ja teine aspekt, et see, et need kontrollid, et te ütlete, et kontrollid olid, aga paljusid toiminguid ei protokollita, ei panda kirja, et aga kuidas see nagu võimalik on? Nagu e-hääled, nagu ka igas etapis tehakse väga palju toiminguid, mida kõike tõepoolest ei protokollida. Protokollitakse need kohad, mis on võtmetähtsusega või omavad mingisugust tõendusväärtust. Ja ma tunnistan, et see viga tõepoolest on tehtud, et võib-olla seda kontrolli ei ole eraldi välja toodud. Aga miks seda välja ei ole toodud, ongi see, et see ei ole ka kunagi olnud probleem, et see kontroll on tehtud, seda on vaadatud ja on liigutud edasi. Et vaidlus käib tegelikult dokumenteerimisele, mitte nende toimingutele. Ma ei usu, et see vaidlus käib dokumenteerimise osas, vaidlus käib siiski toimingute osas, et kui toimingud ei ole dokumenteeritud, siis võibki öelda, et võib-olla toimingud justkui ei oleks. Aga me lähme nüüd edasi, meil on järjest registreeritud küsimused, et Maarja Kadastik, siis Varro Vooglaid. Aitäh, ma kõigepealt klaarin ära selle esimese nimetatud vasturünde vihje minu osalemisest COVID-i teemadel, et Irja võib kinnitada, et mina osalesin selles asjas konsultatiivselt modelleerimisega, mis on statistiline modelleerimine, mis on analoogia põhjal minu otsese teadustööga. Ehk siis seal oli minul kompetents konkreetselt olemas ja ka Euroopa enamus modelleerimisi tehti tegelikult osakaste füüsikute poolt, kuna see protsess on üks ühele sama statistika mõttes. See lihtsalt täpsustuseks, et ei jääks protokolli üles alusetut süüdistust. Nüüd konkreetsete elementide osas, et see sotsiaalteaduste elementi valimiskomisjoni poolt juba toodi üles, et see on tõesti juba pilootfaasist alates on olnud kogu aeg kaasatud, et siin nagu ei saa olla mingit erist teemat. Aga ka ma just tõstsingi selle sama nagu magistritöö ja nüüd võib-olla siis miks ei toonud see kaasa sellist suurt üldist kaja, ongi tõenäoliselt sellepärast, et selle magistritöö sisu ju ütlebki, et leiti teoreetiline võimalus täiendada kontrollimist, niimoodi, et saaks teha täiskontrollimist ja selle võttis valimiskomisjon ka kasutusele. Ja seetõttu ei olnud sellest ka mingit meediakära. See, mis on tehtud väite, et Ago Samossoni artiklis,
Sellele ma siin teha ka väikse faktikontrolli ja enamus on väärrepresentatsioonid või valeväited. Ehk siis tegelikult magistritöös neid asju, mida Ago Samoson on oma artiklis väitnud, nagu et VoteSwap on selgelt tõestatud, seda, et hääli on vahetatud, seda, et süsteemi ei taga anonüümsust, mis on üks asi, mida magistritöös ei kasutatud, vaid veedeti, et kui järgida õigeid protseduuri ja võtmetega turvamist, siis ei ole võimalik häälte avamist enne lugemist ega nende sidumist isikuga. Ehk siis need on konkreetselt kõik lihtsalt, kui võrrelda magistritööga olnud kas valeväiked või väärrepresentatsioonid, mis tõttu see tekitaski sellise tohutu meediamüra, sest ta tegelikult esitas infot, mis ei olnud korrektne. Et see uuring ise oli selles mõttes pädev, see oli ühe konkreetse auditsüsteemi täiustamise uuring ja selle tulemusena leiti, et seda saab tõesti teha paremaks, et saaks kontrollida mitte pisteliselt, vaid 100% ja et see võeti seetõttu ka kasutusele. Et see nagu ongi teadustöö nagu täiesti adekvaatne tulem, et selles suhtes seda magistritööd kuidagi viisi keegi ei vähenda. Pigem on lihtsalt see, et kui sellist infot esitatakse valeväidete või manipuleeritud väidetega meedias ja sellega käib kaasas teadlase nimi, siis see tekitab tõesti ühiskondliku peegelduse ja see on arusaadav, et seda tuleb ka kajastada, mis tõttu on väga hea mõnes mõttes, et me seda kõike siin kajastame. Lihtsalt on ka minu meelest oluline, et see saaks korrektselt paika, et mis on korrektne, mis ei ole korrektne. Et nüüd, mis puudutab seda protokollimist, ma olen nõus, et tõenäoliselt see on see 2020 tagasivaade, et oleks võinud panna võib-olla rohkem asju siis protokolli kirja, mida tehti, sest see, et kontrolliti, ma saan aru, et need olid avalikud kontrollimised, see tähendab, et seal olid olemas ka vaatlejad. Seda tegelikult, see on siis küsimus, kas olid olemas vaatlejad ja kui ei olnud ka vaatlejaid, et siis tõesti võib-olla protokollimise seisukohalt oleks parem, kui kõik etapid oleks protokollitud ja ma arvan, et see on asi, mida saab kindlasti viia protseduuri sisse, et välistada järgnevaid vaidlusi ka muudes kohtades, mis kontrolle teostatakse, mitte ainult selles konkreetses punktis. Aga kui neid kontrolle reaalselt teostati, siis mina otseselt ei näe, et see oleks nagu suur probleem, kuigi on hea, et iga süsteemi riski hindamine peab kogu aeg toimima. Ka süsteemid on elavad süsteemid, siis ka taustsüsteem muutub. Et selles suhtes igati nõus, et neid riski hindamisi tuleb teha ja kui on võimalik teha asja paremaks, siis teha paremaks. Et selles suhtes see, et magistritöö oli minu meelest asjakohane. Aitäh! Ja aitäh, et küsimust vist ei kõlanud, et rohkem oli seisukoht, et jah, seoses sellega, et ma lihtsalt veel täienduseks, et see, mis oli nagu magistritöös mainitud, et see võimalik probleem võis olla, et ikkagi paralleelsele probleemile juhtis tähelepanu ka Odiiri raport, kus siis eraldi oli välja toodud see, et üks asi, eks ole, see täielik kontrollitavus, et nagu nad ise nimetavad end-to-end kontrollitavus, et need kaks olulist lauset, mis oli välja toodud, et seda esitaks kriitilist sammu, mille käigus eemaldati internetis või valimisjaoskonnas antud teise häälega üle kirjutatud hääled, seda sammu ei kontrollitud. Ja siis oli ka eraldi tähelepanek, et piisavaid vahendeid omav siseringi kuuluv isik võib, kui ta suudab seda teha märkamatult, kontrollida, millised hääled eemaldatakse, seega osaliselt mõjutada tulemusi. Ja ma saan aru, et ikkagi, et kaudselt oligi ka see probleem välja toodud ka selles magistritöös, et ikkagi need momendid, kus on võimalik nagu natukene midagi muuta ja mõjutada, et need võimalused on. Ja kui ei ole seda täielikku kontrolli, et siis ei ole võimalik ka sellele nii lihtsalt, eks ole, järele jõuda. Ja ikkagi jah, ja see aspekt, et täna meile räägitakse, et kontrollid olid pistelised kontrollid, aga samas siiani ei ole mitte ühtegi nagu dokumente ega tõendid selle kohta, et see on see, mis on siis tänaseks tekitanud võib-olla sellise arutelu. Et siis küsimus ja siis Varro Vooglaiu küsimus. Ma ütlesin, mul oli see küsimus, et kas oli vaatlejaid. Kas oli vaatlejaid? Jah, et see ongi see sama, sa ütlesid, et pole dokumenti, aga ma küsin, kas oli vaatlejaid. Siin on kaks asjat, seda toimingut ennast selles mõttes ekraanil vaadelda ei saagi, sellepärast, et see näitab valijate andmeid. Et seetõttu saab küll seal juures olla, aga seda vaadata ei saa, seda sisu. See on nagu väike paradoks, jah. Aga samas on, Märt vist tahavad lisaks vastata, kommenteerida. Kes oli? Ma teen ühe lühida märkuse, et lihtsalt see faktikontroll, mida Delfi tegi,
Ma saan aru, et Maarjo ise faktikontrolli, seda parem. Ühesõnaga valeväide, et Kristjan Tüüna räägib salajasusest oma tööst küll, loen ette. Hääle salajasus on tagatud sellisel juhul, kui valija rakendus teeb ainult seda, mida tegema peab ja ei edasta tehtud valikut või krüpteerimisel kasutusel olevat juhuslikult genereeritud arvu kellelegi kolmandale. Et ta tematiseerib otseselt seda küsimust, mida te väidate, et Kristjan Tüüna ei tematiseerinud. Et selles mõttes ma arvan, et see Ago Samuelsoni artiklis tehtud osutus sellele küsimusele ka oli väga õigustatud. Ja need ülejäänud küsimused samamoodi, et kui on tõsine faktikontroll, siis tasuks esitada kuskil meedias ja mitte jätta seda nii-öelda enda kätte. Et minu meelest peaks seda tegema täpselt. Aitäh. Ja palun. Ma paneks siia kohta nagu võib-olla esialgu ainult ühe asja juurde sellesse kontrolli, mida siis väidetavasti Treier ja Tüüna avastasid ja mida nad väidetavasti parandasid. Siin on nüüd väljavõte GitHubist, mis siis esitab dokumentatsiooni valimiste kohta ja siin on auditi rakendus, muudatused puuduvad. See on nüüd niimoodi kõige viimane informatsioon. See oli 24. aasta eurovalimiste kohta, kuhu siis pidid need muudatused olema sisse viidud ja siis sel juhul loomulikult tekib küsimus, et keda siis siin uskuda ja kas tasub üldse valimisteenistusega siin pikalt rääkida. Aga loomulikult meil on kõige tähtsam see, mis valija tegelikult arvab ja selles osas nagu minu arvates need sotsioloogilised uuringud on ka veel üsna algusjärgus. Aga see igaüks võib tutvuda sellega. Palun. Ja aitäh. Kommentaar. Selle kohta on arendajale märkus tehtud, et tal ei sisukorda lisamata siis see tekst, et nad on, audiitorrakendus on ka muutunud. Härra, kui iga päev koodi kirjutab, saab tegelikult on ju kood avalik, et sealt audiitorrakendusest saab seda vaadata ja ma ei tea, kas see on rakendatud või mitte. Te saate ju võtta selle koodi ja sellest teha audiitorrakenduse, et nii teeb ka meil ametlik audiitor, kes siis võtab selle koodi, vaatab selle läbi ja siis loob iseenda audiitorrakenduse ehk täpselt sama, mille teie saaksite ka teha ja seda ta ka kasutab. Aitäh. See on antud juhul sõna vastu, aga minul on siin kirjalik tõend. Ja aitäh, et nüüd Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu. On juba tund ja 15 siin räägitud, nii et selle ajaga muidugi tähelepanekuid ka päris palju kogunenud. Paar asja ma mainiksin ära enne, kui ma jõuan oma küsimuse juurde, sest vaevalt, et mul enam rohkem siin sõna saamise võimalust avanebki. Et esiteks kolleeg Kadastikule, et just Ago Samuelson oleks oma artiklis valesti väitnud, et vahetati hääli. Mina ei leia sellist kohta artiklist, pole väidetud. Vastupidi, et kui ma loen asjakohast lõiku artikli, siis seal on kirjutatud nõnda. Tehnikaülikooli teadlased näitasid, et selles etapis, kui kehtivad hääled eraldatakse kordus- ja paberhääletamisega tühistatud häältest ning tehakse anonüümseks, võib esitada loendamiseks täiesti uued sedelid. Võib esitada ehk on võimalik esitada. Ei ole öeldud, et esitati. Need ei pea pärinema üldse valimiskastist, vaid võivad olla juba eelnevalt valmis võltsitud avalikult saadavate andmete põhjal. Audiitoritele selle asenduse kontrolliks mingit tarkvara pole seni tehtud. Jutt käib 2023. aasta Riigikogu valimistest. Nii et kolleegi poolt esitatud väide, nagu Ago Samuelson oleks väitnud valet, öeldes, et vahetati, ei vasta lihtsalt tõele, et tuleks siis nagu algallikaid lugeda. Nüüd mõned kommentaarid, enne kui ma tulen küsimuse juurde selle sama asja kohta, et esiteks minu meelest peaks olema elementaarne, et kogu auditeerimisprotsess protokollitakse. Ma ei saa aru, et kuidas me selliste asjade üle saame siin nagu arutleda, et see on juba oma ette skandaalne. Et meil on mingisugune valik tehtud, et milline osa siis auditeerimisprotsessist protokollida ja milline jätta protokollimata ja siis keegi teeb mingisugused suvaotsused, mida ta peab piisavalt oluliseks, et protokollida ja mida ei pea piisavalt oluliseks. Et kui raske see siis on lähtuda väga lihtsast printsiibist, et kogu auditeerimisprotsess peab olema protokollitud. Kõik toimingud, mida audiitor teeb, peavad saama kirja pandud. Ja kui need kirja pandud ei ole, siis neid läbi viidud ei ole. Mina lähtuksin sellisest eeldusest. See on igati mõistlik ja tavapärane auditeerimisprotsesside juures.
Nii et küsimus ei ole dokumenteerimises, vaid küsimus on selles, kas me saame usaldada, et auditeerimise protsess on olnud päriselt selline, mis tagab kogu valimiste protsessi usaldusväärsuse. See on põhimõtteline erinevus. Nüüd minu küsimus, mis ongi see kõige olulisem küsimus, millega ma tänase komisjoniga tulin, puudutabki seda sama lõiku, mille ma juba ette lugesin, ma ei hakka seda kordama. Keegi ju ei vaidle selle üle, et see, mis selles lõigus on kirjutatud, on tõene. See on representatiivne sellest magistritööst. Selline olukord tõepoolest 2023. aasta Riigikogu valimistel oli, et sai vahetada välja sedelid selles faasis, mida siis on kirjeldatud. Nüüd küsimus ongi selles, kuidas me saame olla kindlad, et seda päriselt ei tehtud? Kuidas me saame olla kindlad, et seda päriselt ei tehtud? Ja ma loen ette siit ERR-i artiklist väikse lõigu, see on artikkel, mis kannab pealkirja RIA hinnangul on e-hääletussüsteem turvaline ja läbipaistev. Ma kaua ei võta aega, ärge kartke. Ja siin on siis Tarvo Treier, kes oli siis Kristjan Tüüna magistritöö juhendaja, öelnud selle kohta järgmiselt. Kui meil on üle 300 000 sedeli, siis me ei leidnud ühtegi tarkvara, millega audiitor saaks neid massiliselt vaadata. Küsisime valimisteenistuse käest selgitust, et kuidas siis tehakse. Oleks hea, kui te ka kuulaksite, muidu te ei saa mu küsimusele vastata. Küsisime valimisteenistuse käest selgitust, et kuidas siis tehakse. Me saime selgituse, et neid vaadatakse manuaalselt pisteliselt läbi. Ja siis on tsitaat Arne Koitmäelt, tsiteerin, audiitorid kõiki andmeid siiski kontrollisid ja selles punktis tegid nad seda käsitsi. Nüüd praegusel hetkel, nagu mina aru saan asjast, on see, et me peame lihtsalt uskuma teid, et mingisugused käsitsi läbi viidud pistelised kontrollid aset leidsid. Minu küsimus teile ongi see, kas te saate ka kuidagigi tõendada ja kui siis kuidas, et päriselt ka pistelised kontrollid läbi viidi ja et need näitasid seda, et teie poolt siis mitte mingisugust sedelite vahetamist ei toimunud. Või ongi selline olukord, et me peame lihtsalt uskuma teid, kel teil oli võimalus neid sedeleid vahetada, et te neid ei vahetanud, ja peame uskuma seda, et audiitor viis läbi pistelisi kontrolle, aga ühtegi tõendit reaalselt, mis võimaldaks veenduda, et see väide ka tõele vastab, ei eksisteeri. Ehk siis veel kord, kas sellised tõendid eksisteerivad ja kui eksisteerivad, siis kus need tõendid on ja kuidas me nendega tutvuda saame? See on minu küsimus. Aitäh! Aitäh, et valimisteenistus saaks vastata. Peamine vastus on see, et meie toimingud on avalikud, need on vaadeldavad, et igaüks saab oma tähelepanekut teha, tagasiside anda, kui on mingeid puudusi, et selles mõttes ega aega tagasi keerata ei saa, et kui see on ka meie soovitus olnud alati, et oleks rohkem pädevaid vaatlejaid, oleks ka erakondade poolt vaatlejad esitatud. Väga suurt huvi erakondade poolt ei ole olnud, aga kõik valimised alates 2005. aastast, kõik e-häälte lugemised, kõik toimingud on tehtud ju avalikult, et igaüks on saanud veenduda, mida selle käigus tehakse. Et kindlasti ei ole võimalik häälte lugemise käigus seal koha peal vahetada hääli. Lihtsalt ütlesite alates 2025 küsimus, kes 2005. Varro Vaaglul oli täpsustav küsimus. Aga minu küsimus on praegu vastamata. Ma küsisin teie käest väga selgelt ja konkreetselt ja palun ka selgelt ja konkreetset vastust. Kas teil on esitada mingisuguseidki tõendeid, mis kinnitaksid seda, et audiitor päriselt ka viis läbi pistelised kontrollid käsitsi veendumaks, et selles faasis, kus kehtivad hääled eraldatakse kordus- ja paberhääletamisega tühistatud häältest ning tehakse anonüümseks, ei esitatud loendamiseks täiesti uusi sedeleid. Kas teil on esitada mingisuguseidki tõendeid selle kohta, pidades silmas, et audiitor ei ole protokollinud mitte ühtegi sellist pistelise kontrolli läbiviimist? Ma tuletan meelde, te olete väitnud kindlas kõneviisis, audiitorid kõiki andmeid siiski kontrollisid ja selles punktis tegid nad seda käsitsi. Kuidas te tõendate seda? Või ongi see tühipaljas väide?
Ja ma ütlen, asi on selles mõttes tõsine, et kui varem väidetakse meile, et meil on end-to-end verifiability ehk siis otsast lõpuni kontrollitavus juba olemas, siis selgub, et tegelikult ei ole olemas, väga kriitilises faasis, kus on võimalik sedeleid vahetada, siis meile öeldakse, et aga tehti pistelisi kontrolli käsitsi ja kui ma nüüd siis küsin, et aga vabandust, et kuidas te tõendate seda, siis ütlete mulle, noh, ega otseselt nagu ei tõendagi, et teil oli endal võimalus tulla vaatlema, kui te ei tulnud, et nad siis oma viga enam-vähem. Et see nüüd küll ei ole mingisugune tõend. Ehk seetõttu ma kordan küsimust, kas on kuidagi võimalik teil tõendada, et neid pistelisi kontrolle läbi viidi ja et nende kaudu välistati siis see, et sedeleid reaalselt vahetati 2023. aasta Riigikogu valimistel. Aitäh! No, nagu ma ütlesin, seda kontrolli kirjalikult ei protokollitud. Ehk siis tõendid puuduvad? Jällegi ma ütlen, et see toiming on avalik, aga jah, selles mõttes ei ole esitada sellist paberit, millel see kirjas on. Aga see on nüüd skandaalne, kui meil on Riigikogu valimised ja on tuvastatud, et teatud faasis on olnud võimalik massiliselt sedeleid välja vahetada ja kui küsitakse, kas on mingid tõendid selle kohta, et kontrolliti, et seda ei tehtud, siis öeldakse, et noh, tegelikult jah, ei ole, mitte midagi ei ole. Kuidas me sellist valimissüsteemi siis kasutada saame? Märt Põder, kommentaar ja siis Riina küsimus. Lühimärkus jah, et mina vaatlejana olin seal kohal ja mina ei näinud, et neid kontrolli oleks tehtud. Ja ma olen ka rääkinud teiste vaatlejatega, kes olid seal kohal, kes kinnitasid seda sama. Ja lisaks sellele lubati selle 2023. aasta valimiste eel vaatlejatele, et protseduuride videoid jagatakse vaatlejatele. Ja kui ma neid soovisin valimisteenistuse käest saada teabenõudega, siis mulle ei antud neid. Ja öeldi, et puudub nende jagamiseks tehniline võimekus, aga need videod on olemas. Et ühesõnaga, kui kontrolle ei kinnita audiitori aruanne, neid ei ole näinud ka vaatlejad, mitte ainult mina, vaid ka teised vaatlejad, aga meil on olemas video, siis sellest videost saab ilmselt vaadata järgi, kas audiitor tegi neid kontrolle või mitte. Ja kuna te seda videot ei paku tõendina, siis tundub, et seal ei ole näha, et audiitor oleks neid kontrolle teinud. Kas see on nii? Ma ei mõista praegu küsimust. Kas see, et kui videot ei ole, et siis ei ole seda kontrolli tehtud, et vastus on... Ma isegi ei oska vastata praegu. Ja palun. Igaks juhuks selgituseks, millest käib üldse jutt? Jutt käib sellest, et kui siis selle hääle küljest võetakse ära isikuandmed, nimi ja kõik sinna juurde, siis väide on see, et programm, või mingi müstiline tarkvara on võimeline siis midagi tegema nende krüpteeritud sedelitega, eks. Mis on selles mõttes audiitori roll ja audiitori töö, et audiitor kontrollib oma vabal valikul erinevaid andmeid, mida ta heaks peab, mida ta kontrollis ja mida me näitasime neile, mida nad tahtsid näha, oligi see, et nad võtsid selle krüptogrammi, siis võtsid selle krüptogrammi, kus inimese andmed küljes olid ja siis võrdlesid neid pisteliselt. Vaatleja jaoks on see koht, kus tegelikult me näitame audiitorile valijate andmeid, mida vaatleja ei tohi näha. Me ei tohi näidata inimese nime ja kus ta valimis käis. Ja sellist pistelist läbivaatust tõesti audiitorid tegid, aga audiitor ka ise valib, mida ta ja kui põhjalikult ta mida üles kirjutab. Ja hetkel audiitor leidis, et sellist audiitori punkti, et vaadata, et mingit pahavara ei ole krüptogrammi ära vahetanud, et ei pidanud vajalikult. Kiire kommentaari mõtleb minu meelest sellisel auditeerimisel ei ole üldse mõtet, kus audiitor ise valib, mida ta teeb ja mida ta dokumenteerib ja mida ei tee ja mida ei dokumenteeri. No, mida sellise auditeerimisega me üldse saavutame, millist hüve, millist kindlust? Minu meelest mitte midagi. Ja teiseks, kui audiitor viib läbi selliseid protseduure, mida vaatlejad ei saagi vaadelda, siis on ju täiesti mõttetu ka Arne Koitmäe osutus, et
Eks oli ju kõigil võimalik vaadelda ja teilgi oli võimalik tulla vaatlema. See on 2 täiesti vastukäivat väidet. Ühelt poolt ütlete ise, et tegelikult see on selline väga sensitiivne faas auditeerimisest, mida vaatleja vaadata ei saa, ja teiselt poolt ütlete, et tulge siis vaatlema. Et kumb ta siis on, et kas saab vaadelda või ei saa vaadelda? Nagu on kõik toimingud, mis puudutavad isikuandmeid ja valijate andmeid, hääletamist osavõtte andmeid, et neid me tõesti jagada ei saa, et selles mõttes seda krüptogrammi võrdlust me teha saame ainult selliselt, et see valija isik jääb anonüümseks. See on paratamatult niimoodi, et kõigil valimiste toimingutel on avalikkuse piiriks on häälesalasus, et me ei saa minna sealt edasi. Ja, et meil on siin veel järjekorras, et Märt Põder kiire kommentaar ja siis Riina ja meil on Irja. Jah, kiire kommentaar, et aastal 2023 audiitor ei teinud protseduure, mis oleks olnud vaatlejate eest salaja. Et 2023 lubati vaatlejatel olla kõikide protseduuride juures, mida audiitor teostas. Ehk siis minu meelest valimisteenistuse väide sellest, et 2023 audiitor tegi midagi vaatlejate eest salaja, ei vasta tõele ja vajaks omakorda tõendamist. Riina Sikkut, palun. Ja, aitäh. Ma arvan, on omamoodi irooniline, et me arutame siin e-valimiste turvalisuse teemat paar päeva pärast seda, kui Läti kohalikel valimistel paberhäälte lugemise masina tulemus ei osutunud usaldusväärseks. Et valimistega seoses on erinevaid riske, tehnoloogia areneb, riskid võivad muutuda ja ma arvan, et siin on vaja üle rõhutada seda, et ühelt poolt on väga tähtis, et igaüks mõistab oma ekspertsuse piire. Kodanikuna me saame kõik muret väljendada, aga see, kuidas ennast eksperdina esitada või millist rolli anda komisjoni istungil inimestega, et seda tuleb teha väga teadlikult. Meie kõigi ekspertsusel on piirid. Teiseks, et siin kuidagi ühepoolseks jääks asi, näiteks mina tõepoolest olen pikalt olnud e-valija ja usaldan seda tulemust. Nii nagu Dan Bogdanov alustas sellest, et võimalikkus ja mõju ja on sellised aspektid, mida arvesse võtta, vaatamata sellele, et ma ei ole viibinud ise nende auditeerimiste ja e-häälte lugemiste juures, mina usun, et neid hääli ei ole välja vahetatud. Ja eks ta lõpuks selline usalduse küsimus on. Nüüd, aga arvestades seda, et meil e-hääletajate osakaal tõesti võib siin kasvada ja et meil ei ole teistest riikidest kuskil õppida, et me peame ise seda standardit looma ja usaldusväärsust tagama, siis on erakordselt tähtis, et tõepoolest, et meil pädevate auditeerijate arv kasvaks, et Eesti teadlased teeksid teadustöid ja kui avastatakse teatud riskid, siis et luuakse ka adekvaatsed maandamismeetmed, aga nii nagu paberhääle andmise järel ei kleebi ennast sinna valimiskasti külge, ei nõua igal hetkel, et näidake, kus see minu hääl on, et me peame aru saama, et tõepoolest valimiste salajususe tagamiseks, et ka e-häälte puhul kuskil tuleb see piir ette, mitu korda me saame tuvastada, kes millise hääle andis ja et tagantjärgi ma olen ka nõus, et paberhääle puhul ei saa öelda, et kus see minu hääl on ja millise hääle ma täpselt andsin, et sama piir peaks tegelikult ka e-hääle andmise puhul kehtima, aga see ei tähenda, et koos tehnoloogia arenguga ei peaks kogu aeg uute riskide realiseerumise võimaluste uurimisega tegelema ja nende riskide maandamise võimalusega tegelema. Nii et soovin jõudu nii valimisteenistusele kui Eesti teadlastele, kes on teinud väga head tööd, et tõesti maailmas, ma ei tea, siis ainulaadse e-valimise süsteemi puhul ka rahvusvaheliselt tõestada, et see on usaldusväärne ja et me tõesti pingutame selles osas, et algusest lõpuni oleks see kontrollitavus olemas, sealjuures hääle salajasust tagades. Aitäh!
Aitäh, et kiire kommentaar oli Maarjo Kadastikul ja Irja Lutsar. Ma tahtsin selle Ago Samuelsoni peal välja toodud GitHubi asja kohta, et ma võtsin ka GitHubi ette, vaatasin järgi. Siin see fail, mida näidati, on arendaja kommentaarid, mida on muudetud. Ja siin on kirjutanud audiitori rakenduses muudatused puuduvad. Audiitori rakenduses on metsikus koguses muudatusi, siin üle 34 000 lisamise tehtud ja üheks oluliseks asjaks, mis on täiesti uue asjana lisatud, on niinimetatud tööriistade all integrity tool, mis viitabki selle inglise keelest eesti keelt tõlgitud integrity on vastavuse või nagu korrektsuse, et et andmed on tervikluse kontroll ja tõsi, ei jõua koodi nuttu põhjalikult läbi lugeda, aga nii palju, kui ma siit näen, käiakse kõik hääled läbi, aga seda ma ei saa kinnitada, sest see võtab liiga kaua aega. Aga et see on olemas tegelikult selles 2024 valimiste failis. Irja Lutsar, küsimus. Ja mul on ka pigem kommentaar, et ma olen vist siit saalist ainuke koos Märt Põderiga, kes nüüd kõigil korruptsioonikomisjoni e-valimiste diskussioonil on olnud, see on siis täna 3. kord. Ja 3. kord ja härra Samasson ütles, et 40% eestlastest ei usalda e-valimisi, mis siis minu jaoks tähendab, et 60% usaldab. Ja 3. kord on meil siis eksperdid valitud, kes ei toeta e-valimisi ja parandage mind, kui ma teist valesti olen aru saanud. Et kas me ei peaks tegema ka 4. e-valimiste koosoleku, kus meil on siis ühel pool on need eksperdid, kes siis e-valimisi toetavad ja teisel pool on siis need, kes ei toeta, sest meil iga kord lõpeb see väga niisuguse skeptilises meeleolus, nii nagu ta tänagi lõpeb, et me ei saa nagu, mina ei ole e-valimiste ekspert ja ma tean, kui oluline on eksperdid ja kui oluline on ka mitte eksperte omada, et vaadata, mis rahvas räägib, et ma usun, et Tan, sa lisad, aga sind nimetati, et sa oled huvitatud osapool, nii et selles mõttes, aga ma väga ootan sinu kommentaari, et me peaksime ükskord panema laua taha ikkagi need, kes e-valimisi pooldavad ja need, kes on e-valimiste suhtes skeptilised, et me saaksime kuidagi Riigikogu liikmetena tulla ka niisugusele järeldusele, mis on nagu õiglane ja õige. Aitäh. Ma väga vabandan, aga meil täna on laua taga valimisteenistuse esindajad, et mina nagu kahtlen, et nemad on siis e-valimise vastased, kuna nemad viivad läbi sellega e-valimise kõik asjad. Samal ajal on meil ka Eesti Teaduste Akadeemia esindaja ja mina nagu kahtlen, et kas siis, ma ei tea, võib-olla teil on rohkem teadmisi, et siis kas Dan Bogdanov on e-valimiste vastane, et kindlasti saab kommenteerida, aga minu hinnangul, et see sisend, mis on tulnud, et on väga oluline see, mis puudutab just neid ohte ja seejuures see ei ole kallutatud sisend, et selles suhtes, et nüüd nagu öelda, et see komisjoni istung oli ühele poole kaldu, mina just vaidleksin vastu, et kui ma oleks muidugi kutsunud komisjoni istungile ainult Märt Põdra ja ainult Ago Samasoni, siis võib-olla võiks midagi ette heita, aga täna olid meil erinevad osapooled, täpselt samamoodi nagu ka meil on Riigikogu liikmed, kellel on täiesti erinev arvamus ja me oleme saanud nagu püüdnud saada vastust põhilisele küsimusele, ehk siis end-to-end see kontrollitavus, ehk siis läbiv kontrollitavus ja see, et kas 2023, et siis see võimalik oht, mida on toonud välja nii OSCE ODIHR-i raport, mis oli toodud magistritöös, hiljem ka välja toodud artiklis, et kas see võis realiseerida ja kas seda maandati kontrollidega. Ja tänaseks on meile tulnud ikkagi siit konkreetne vastus valimiskomisjoni poolt, et tegelikult neid andmeid, dokumente, tõendeid selle kohta, et seda kontrolli teostati, et neid tõendeid tegelikult ei ole. Ja selles suhtes, et kui teil on soov veel arutada, et siis me võime tõesti järgmine kord veel kutsuda veel rohkem erinevaid eksperte, et kindlasti, et selles osas, et mul on avata, aga selles suhtes nüüd öelda, et tänane komisjoni istung oli ühepoolne või ei olnud erapoolte, see on kindlasti
ei ole väga õige. Meil on lugupeetud valimiskomisjoni esindajad on riigiametnikud. Kui parandage mind, kui ma eksin, ja Dan Bogdanov on kindlasti ekspert, aga tema ütles kohe alguses, et ta ei saanud aru, mis küsimusele ta vastama peab ja see Teaduste Akadeemia raport ei ole valmis ja avalik, nii et ta ei saanud ka siin osaleda, nii et mina jään ka oma seisukoha juurde ja ma lihtsalt kommenteerin, et ka härra Dan Bogdanovile saadetud e-mail, mul on lihtsalt see ees, et kus oligi eraldi küsitud, et sooviti ülevaadet e-valimiste riski ja ohuallikate kohta, samuti e-valimiste vaadeldavuse teemal, kas ja kuivõrd on siis need etapid kõik jälgitavad ja mida on võimalik sel teemal paremaks teha. Et selles osas, et ja ma arvan, et Dan Bogdanov ka sellele küsimusele oma ettekande alguses vastas, et selles osas, et minu jaoks on natuke nagu arusaamatu, et sellise nagu komisjoni istungite pisendamine, kus on tegelikult väga olulised teemad tõstatatud ja olulised küsimused esitatud. Ja ma näen, et Dan Bogdanovil on ka käsi püsti, et siis ka kommentaar. Ma ütleks parlamendiliige Lutsarile, et poolt ja vastu ei ole võib-olla see õige mõõdik, millega me peaks valimiste tehnoloogiaid hindama. Ma isegi läheks võib-olla, see on nüüd üks kord, kui ma täna luban endale korraks hinnangut. Ma arvan, et ruumis on palju inimesi, kes arvavad, et üle interneti võiks valimisi korraldada. Küsimus on tehnilises teostuses ja kuidas ja kas saaks paremini. Toon ühe näite ajaloost, kus meil oli kunagi mure ID-kaardiga, mille tehnilises teostuses, mis küll ei olnud Eestis tehtud, aga ikkagi leiti viga. Sellel samal aastal toimusid ka valimised ja need ikkagi toimusid. Ja me kasutame tänagi edasi ID-kaarti ja digitaalset identiteeti, ehk siis me ei läinud, kui tuua üks analoogia, siis me ei jätnud autot tee kõrvale ja ei sõitnud hobusega edasi. Ehk siis ma arvan, et kõiki neid lahendusi peaks tegema paremaks, millest me täna üldse rääkinud ei ole eriti, on see, et kuidas veel paremaks saaks teha. Et see on jäänud täna päevakorrast välja. Ma mõistan, et aeg piiras, aga me oleme aru saanud, et juba tehti paremini. Et nagu leiti, siis auditi terviklusrakendus tõesti toodi ja loodi. See, mida me Akadeemia komisjonis teinud oleme, me oleme igas oma ohuhinnangus pakkunud juurde võimalikud täiendavad kaitsemeetmed. Nende kõigi loomine on ressursikulu. Meie lootus on olnud, et meie hinnangutega saab teha investeerimisotsuseid kergemaks. Et kui me leiame, et mõni oht on kõrgema mõjuga, kõrgema klassiga, et see võib hakata kas siis täna või mingil hetkel mõjutama, et siis äkki paneks sinna enne ressursse, sest selge on see, et Eesti riigis on ressursid piiratud kõiksugusteks arendusteks. Et see on see lootus olnud, aga jah, ma võib-olla ei ütleks, et internetivalimistel peavad olema pooldajad või vastased, et see äkki, me tahaks kõik, ma arvan, et kui meil Eestis valitakse demokraatlikel valimistel, siis see oleks terviklik ja turvaline ja salajane vastavalt, nagu me kokku oleme leppinud, mingis tasakaalus, seepärast, et näiteks ka see sama verifitseeritavus ja mõjutatavus ja kõik need, et seal tuleb läbi mõelda, et kui palju me ühte või teist tahame, et see supp on keeruline maitsestada. Täna, mul on ka üks kommentaar, et ma olen täiesti nõus, et siin ei ole praegu mingi poolt vastu aru. Me peame ka uusi riske suutma maandada, arvestades siis ressursipiiranguid, aga nüüd oluline kommentaar tegelikult komisjoni esinaisele, et valimisteenistus korraldab Eestis valimisi vastavalt seadusele. Ma olen kindel, et valimisteenistus teeb seda vastutustundlikult, suure pühendumusega, aga me ei saa panna valimisteenistust kaitsma otsuseid, mis on tehtud poliitiliselt.
on need e-valimised või m-valimised, nemad ei pea suutma ära tõestada, et miks see on mõistlik või nad ei pea võtma olukorda, nagu ta ütles, et tegelikult me ei peaks ütlema, kas poolt või vastu. Me ei saa öelda, et valimisteenistus peab kaitsma seda otsust, mis on tehtud poliitiliselt. Seesama kehtib ka m-valimiste kohta, kui see järgmisel nädalal tuleb päevakorda. Valimisteenistus saab peegeldada fakte, seda, kuidas protsessid on korraldatud, kuidas nemad seadusest tulenevalt neid toiminguid ellu viivad, aga nad ei ole siin mingi poliitilise arutelu osapool. Aitäh. Jah, aitäh, Varro Vooglaid. Ja ma tean, et aeg on kohe läbi ja seda ma ütlen ka väga kiiresti. Esiteks kolleeg Sikkutile, et valimised peavad olema kontrollitavad. Siin ei saa opereerida selliste mõistetega, nagu eks ta lõppude lõpuks ongi usu ja usalduse küsimus. Ei, meil peab olema selline valimissüsteem, mida on võimalik kontrollida. Ja kui ei ole võimalik elektrooniliselt teha sellist süsteemi, mida on võimalik kontrollida vähemalt samaväärselt paberhääletamisega, siis ei tohi sellist süsteemi kasutada. See peaks olema elementaarne. Teiseks kolleeg Lutserile. Minu meelest selle komisjoni mõte ei ole takka kiita e-valimistele ega selle istungi mõte. Mõte on see, et komisjoni liikmed saavad esitada kriitilisi küsimusi ja saavad nõuda oma küsimustele vastuseid. See on selle asja mõte. Ja selle tõttu ma ütlen, see on tegelikult tänase komisjoni istungi puhul väga oluline, et me nägimegi, me saime esitada selle väga olulise küsimuse, mille tõstatas härra Samasson. Kas on, Samasson osutus sellele, et oli selline olukord 2023. aasta Riigikogu valimistel, kus sai vahetada sedeleid. Ja me saime küsida, kas on mingid faktid, mis kinnitavad, et neid sedeleid ei vahetatud, ehk seda võimalust ei kasutatud, ja saime teada, et need faktid puuduvad. Ja vaata, see on minu meelest tänase istungi väga oluline tulem ja siia tuleks edasi minna. Et kuidas me oleme nii kaugele jõudnud, et meil on selline valimissüsteem, kus on sellised asjad võimalikud. See on minu hinnangul skandaal ja nii ei tohiks asjad käia. Aitäh. Aitäh, Maarja. Ma lihtsalt täpsustaks siia juurde, et täna siin isegi ilma, et ma võtaksin seda nagu kaasust, et kas oli või ei olnud seda kontrolli 2023 valimiste kohta, siis täna siin vaadates seda valimissüsteemi, mis on GitHubis üleval, see kontroll on nüüd sees olemas. Ehk siis selles mõttes nagu me ei saa võtta seda kaasust, et me räägime tänasest süsteemist kontekstis, et nagu seda ei oleks endiselt olemas. Nii et selles mõttes ma selle erisuse tahtsin kommentaarina ikkagi välja tuua. Aga samas on palun. Ma lisaksin just sellele, mida Maarjo Kadastik ütles, et ma ei tea, 3 või 30 000 parandust viidi sisse siis, kui meil süsteem on olnud mängus juba 20 aastat. Ja siis ühes kitsas lõigus viidi sisse 10 000 parandusi veel. Ja me ei tea tegelikult, millised neist töötab, mis see tegelik asi oli arvutis, mis töötas, eks ole. Ma võtsin välja ühe vastuolu, mis näitab, et see süsteem on raske ja võib-olla käib meile üle jõu. Ja mis puutub meie rahvusvahelist olukorda, siis ma võtsin jällegi väljavõtte teadusartiklitest, mis mainivad ainult sel aastal e- või i- või interneti valimisi. Seal oli 42 ühikut ja 16 nendest käsitles räsiahelaid. Et see on nagu selline loomulik valik e-valimiste tehnikale, 16. Ja mitte ühtegi ei olnud IVXV teemal, mitte ühtegi. Siis ma võtsin 5 aastat tagasi, et leida midagi IVXV kohta. Leidsin 3 artiklit 5. 5 olid sellised, et tehti valimised ja need 3 olid kriitilised selle kohta. Nii et ma väga tõsiselt kahtlen selles väites, et me oleme siin rahvusvaheliselt mingisuguseks eeskujuks, kui kogu akadeemiline üldsus tegeleb hoopis teise tehnoloogiaga ja väga, väga tõsiselt. Tam Bogdanov. Eesti süsteemis ilmselt ka Märt saab kinnitada, kui nii on räsiahelad kasutusel kehtivuskinnituse tõestustes. Ja mis puudutab üldist teadust, siis Smarti idee kohta ei ole ka ühtegi artiklit kirjutatud pärast seda eriti. Vist 1-2 on, et süsteem käib ikkagi igapäevaselt. Ja, et Aarne, Märt. Ja, ma lihtsalt tahtsin öelda kommentaariks, et tõepoolest usaldus on valimistel väga oluline. Tegelikult usalduseta ei saa ühtegi valimist läbi viia, olenemata nendest kaitsemehhanismidest. Ja teistpidi, mis on meie eesmärk, on see, et minimeerida seda vajadust usalduse järgi. Ja ka antud juhul
see nii-öelda nõrkus, mis on välja toodud Tüüna Treieri artiklis, et siin ei ole kusagil välja tulnud seda, et kuidas seda siis ikkagi saaks realiseerida, et tegemist on siiski teoreetilise nõrkusega ja me ka kontrollime seda, et süsteem toimib ja et ta teeb kindlaks korrektse hääletamistulemuse, me teeme seda enne valimisi proovi läbimise käigus, proovime selle käigus ka võtmete tööd, et me selles mõttes kunagi ei toetu lihtsalt usaldusele valimiste korraldaja vastu. Et tõsi, et Odiir on teinud ettepaneku, et minimeerida siis seda siseründe võimalust, aga selline siserünne nii, et see välja ei tuleks, on ikkagi võimatu. Mart? Kokkuvõtvalt seda, et Aarne Koitmaa mainis, et alati saab kontrolle juurde lisada eelnevas vestluses ja võib-olla see ongi võtmeküsimus, et kas me peame lisama juurde ükshaaval kontrolle või see matemaatiline kontrollitavus tähendab seda, et kogu süsteem tervikuna on kaetud selle matemaatilise kontrolliga. Ja see, miks välisvaatlejad pole rahul, ongi sellepärast, et meil on üksikute kontrollide hulk tõstetud suureks, mida viib läbi valimisteenistus ise, kes ei saa olla enda järelevalvaja ja puudub see matemaatiline läbiv kontrollitavus. Ja see on see kogu asja tuum tegelikult. Ja sellest võiks arutelu edasi minna. Ja aitäh, nagu teate, et meil kell 3 just kohe algamas täiskogu istung, kõik on juba jooksnud, et kahjuks jah, tõesti istungi algus läks selle nii-öelda päevakorra vaidlemise peale, et selles osas, et see ikka tuleb ette poliitikute puhul, aga ma tänan kõiki külalisi selle arutelu eest, et kõiki osapooli, et saime nii probleemidele juhtida tähelepanu, et võib-olla jah, tõesti mitte nii palju lahendusteni, aga nagu me teame, et meil on järgmisel nädalal, me jätkame arutelusid neil teemal, et kus me lisame ka M-valimise küsimuse, aga tõesti, et tänase selle istungi raames, et selles osas, et see 2023. aastal oli tõesti see võimalus nii-öelda manipulatsiooniks, et tõesti see probleem oli ja kahjuks, et selle istungi raames, et me ei saanud neid täiendavaid kinnitusi, et oleks audiitori poolt need kinnitused kuskil kirjalikult märgitud, et tõesti need pistelisi kontrolle niimoodi tehti ja siis seda riski ka maandati. Et kindlasti liigume selle teemaga edasi ja suur aitäh kõigile. Istung on läbi.